Tere tulemast kuulama Bioteeka podcasti Terveks eluks, kus avame tervise mitmekihilise maailma ja uurime teekondi tasakaalu, väe ja heaoluni. Siin põimuvad teadus ja sisetunne, kogemuslood ja ajatud tarkused, mis aitavad terveneda, kasvada ja elada täisväärtuslikku elu. Soovime inspireerida, jagada väärtuslikke teadmisi ja avardada võimalusi. Olgu selleks sügavam uni, tasakaalus hormoonid, tugevam immuunsus või elujõuline keha ja meel. Räägime kõigest, mis on vaja terveks eluks. Enne aga, kui sukelduma tänasesse teemasse, võtame hetke, et päriselt kohal olla. Hinga sügavalt sisse ja välja. Kujuta ette, kuidas iga sissehingamisega täitud värskuse ja rahuga ning iga väljahingamisega lased lahti kõigest, mis enam ei teeni. Siin ja praegu oled sa kohal, avatud ja valmis vastu võtma just seda, mida täna kuulama tulid. Hinga veel korra sügavalt sisse ja välja. Ja nüüd alustame. Mina olen bioteeker, tervisenõustaja ja kirglik heaolu-uurija Agnes Kajander. Ja täna tahan ma rääkida allergiatest. Kohe-kohe on saabumus suur õitseaeg, mis on küll pilgule väga ilus vaadata, aga samas peab ütlema, et see esitab väljakutseid paljudele, kes maadlevad allergiatega ja neid ei olegi nii vähe, kaasa arvatud siis minu enda poeg, nii et tean, elu allergikuna pole kergete killast. Isiklikust kogemusest ma mäletan, et kui mu poeg oli alles üsna väike ja ma temaga erinevate arstide vahet käisin, ütles üks tuntud allergoloog mulle, et ma ei tohiks anda lapsele süüa taimi, sest need on kõrge allergiariskiga. Ta peaks igapäevaselt manustama antihistamiine ja määrima nahale nõrgaprotsendilist steroidkreemi, mis hoiab ära karedad laigud. Ja mainin kohe ka ära, et just tänu taolistele minu kõrvadele täiesti arusaamatutele nõuannetele, mida ma järgida ei suutnud, sai alguse siis minu teekond tervislikuma ja terviklikuma maailmanägemuse suunas, nii et ei ole halba ilma heata. Aga mitte üksnes enda kogemusest ei räägi ma täna, mul on vestluspartner ka. See on üks eriti vahva 27-aastane naine, elurõõmust pakatav Liina, kes on samuti erinevate allergiatega pidanud rinda pistma. Tere, Liina! Tere! Mul on nii hea meel, et olid nõus tulema ja jagama meile oma teekonda. Me oleme juba eelnevalt vestelnud ja sa jagasid mulle, et sul on kassiallergia, kodutolmuallergia, õietolmuallergia, siis allergiad erinevatele toiduainetele. Oh my god, kas ma unustasin midagi? Hobuseallergia ja kõiksugused karvad, kaasa arvatud ka meeste habemed, prussakad, igasugused lestalised, maapähklid, soja ja vot nüüd täpselt ei teagi, kas laktoos on ka, olen minemas kohe ka seda testima. No seda on palju. Ei kõla üldse lõbusalt, aga millal sa üldse esimest korda märkasid, et sul on allergiad, et kas sa kas need on sul arenenud kuidagi järjest aastate jooksul või kuidas see sinu teekond alguse sai allergiatega? Jaa, tegelikult oli see nii, et mul on alati olnud peres loomad, just siis kassid, ja olen elanud nendega ninapidi, jalgupidi koos, nad on alati maganud minu voodis, alati kui koolist koju tulin, siis esimese asjana läksin koju diivani peale kassidega kaisutama, kuniks siis ühel õhtul panin tähele, et mu silmad sügelevad.
See oli selline teistsugune sügelus. Kui vana sa olid siis? Ma arvan, et vot ma täpselt ei mäleta, aga see oli kuskil 6.–7. klass. Ja jah, panin tähele, et mu silmad sügelevad. Esialgu emaga arvasime, et see võib olla äkki ripsmedušist, et see oli see aeg, kus ma hakkasin ka katsetama nii-öelda meigitooteid, et äkki ärritab see mind. Aga mida aeg edasi, seda rohkem hakkas seda silmade sügelust tulema, et just selline silmad muutusid nagu limaseks ja hästi vesiseks. Esialgu mul nohu ega ninakinnisust ei olnud, vaid oligi lihtsalt sihuke silmade sügelemine. Kuniks siis ema arvas, et peaks minema allergoloogi juurde, tegema testid, kus siis selgus, et mul on tõesti väga kõrge kassiallergia näit ja sealt tulid välja siis ka igasugused teised karvalised ja muud nii-öelda allergiad. Nii et see oli jah, kuskil 6.–7. klass ja algas siis kõik silmade sügelusest. Aga kas need allergiad on siis aja jooksul muutunud, ma saan aru, et või kuidas see käib, et kas need on seotud mingite perioodidega, kas teatud ajal need leevenevad, siis süvenevad? Jaa, no praegu on tore kevad käes, mis on meile allergikutele selline eriti mõnus, et see on üks sihuke vahva periood, kus õietolm ja igasugune ka muu, ütleme majatolm ja muu lendleb lihtsalt õhus sellise kergusega ja meie allergikud püüame selle tolmu mõnusasti kinni. Et see on kindlasti üks selline, ma ütleks, keeruline periood. Aga mida ma ka veel tähele panen, on ikkagi see, et kui mu elus on rohkem stressi, ma magan vähem, ma toitun võib-olla kehvemini, ka siis löövad allergiad rohkem välja, annavad endast märku, et hei, me oleme siin. Et pidevalt tuleb oma keha jälgida ja kuulata. Ja tegelikult on olnud ka nii, et kui 6.–7. klassis avastati, et mul on metsapähkli allergia, maapähkli allergia, sojaallergia ja ka mingid muud asjad, siis tänaseks päevaks ma tahaksin öelda, et neid toiduallergiaid niimoodi mul ikkagi enam ei ole, et see allergia näit on läinud väiksemaks tänu siis oma praktikatele ja muudele eluvalikutele, et need on ikkagi jäänud vähemaks ja ma saan neid asju täiesti vabalt ka täna süüa, aga ütleme, igasugused need karvaallergiad, need on läinud hullemaks. Aga mis need väljakutsed veel on? Ma mäletan seda, et kui sa mulle esimest korda külla tulid, siis ma ei hoiatanud sind ette, et mul on kass, sellepärast et sind teades, ma ei tea, sa tundud mulle kuidagi täielik kassinimene ja ma kuidagi üldse ei tulnud selle peale, et ma peaks nagu ette hoiatama. Et need on ikka päris sellised, see võib päris nagu välja kutserohke olla, ma kujutan ette. Sest et inimesed ju ei oska alati arvestada sellega. Just, ja tead, ma olen aastatega ära õppinud sellise asja, et kui on selles mõttes uus inimene või keegi, kellega ma veel nii lähedane ei ole ja kes veel ei tea, et mul kassiallergia on, siis ma praktiseerin sellist asja, et isegi kui ma tean, et sellel inimesel on kodus kass, siis ma ei ütle talle ette seda, et kuule, et mul on kassiallergia, sest siis hakkab see teine inimene muretsema ja ma leian, et muretsemisel on teatud vibratsioon ja teatud sagedus. Et kui see teine inimene mõtleb ja muretseb, et kuidas mul ikka on, kas ma saan hakkama, siis läbi selle hakkan mina ise veel rohkem sellele mõttele ja sellele allergeenile jõudu juurde andma. Seega ma mäletan, et ma sain sinu juures tookord väga hästi hakkama, minu arust suurepäraselt, mul ei tekkinud mitte mingisugust allergilist reaktsiooni,
kuigi ma olen tõesti, see kassi allergia näit on nii kõrge või nii punases, et arstid on alati nagu ikka meeletult mures ja kirjutavad ikka ja jätkuvalt mulle astmapiipe välja, mida ma kunagi välja ei ole ostnud. Aga on sul muidu olnud ka selliseid ootamatuid või ohtlikke reaktsioone? On küll. Üks neist, neid on olnud tegelikult päris mitmeid. Aga ma jagan võib-olla seda, mis juhtus aastaid tagasi ühel jõululaupäeval, kus kogu pere oli koos ja meil oli endal ka kass, isegi kui ma sain teada, et mul on kassiallergia, me lihtsalt õppisime muud moodi kodus ümber käima ikkagi niimoodi, et kass jäi meil alles. Aga mida rohkem on inimesi, seda rohkem inimesed tahavad ka kassi puutuda, kallistada, sülle võtta ja siis hakkab see kõik seal õhus ringlema ja lendlema. Ja ühel hetkel tundsingi, et okei, hakkab jälle silmadest pihta, et silmade sügelus, silmad lähevad limaseks. Too hetk tundsin, et okei, et on jõululaupäev ja ma ei taha ju kellegi ilusaid jõule ära rikkuda nüüd sellega, et mul see reaktsioon niimoodi peale tuleb, siis läksin üles enda tuppa, tegin akna lahti, üritasin värsket õhku peale saada, aga selleks hetkeks oli mu kõri juba nii tugevalt kinni paistetanud, et mu seest tuli ainult vile välja. Ehk siis, kui ma mõtlesin ka tol hetkel, et kui ma peaks praegu helistama kiirabisse või kutsuma altkorruselt kedagi ülesse, siis ma ei oleks seda saanud teha, sest et mul ei tulnud tõesti kurgust või suust mitte piuksugi välja, vaid oli täielik ma olin nagu auruvedur, et vilisesin. Ja siis ma sain aru, et okei, et see nüüd ei ole see koht, kus tagasi hoida. Et kas jõuluõhtu või kellegi inimese surm, eks, et ma tõesti olin täiesti lämbumas näost juba lilla ja valge, kui ma alla korrussele jõudsin ja emaga siis kiirelt EMO-sse sõitsime. Ja EMO-s tehti mulle siis kiire mingisugune hapnikusüst, mille peale mul ka tekkis allergiline reaktsioon. See oli äärmiselt valus, ma olin 5 minutit kuskil väga suurtes valudes, et ma tundsin, kui see hapnik mul või see asi veenis hakkas laiali minema. Nii et tuli välja, et ma olen ka teatud mingite ravimite ja asjade vastu allergiline, aga õnneks lõppes kõik hästi ja sain hingama, aga see oli üks tõeliselt hirmus olukord. Ja ma tahtsin just öelda, et see võib olla päris hirmutav kogemus. Jah, see lämbumistunne või hirm, kui ei saa hingata, et Aga mida sa oled mis on leevendanud, mida sa oled nagu teinud enda aitamiseks? Mis on kõige paremini aidanud? Jaa, lapsena ma neelasin väga palju allergiarohta. Ma arvan, ma sõin neid rohkem kui komme. Sürtek, klaritiin. Need vist olidki 2, et nii siirupi kujul kui siis tableti kujul. Ja oli olukordi, kus ma võtsin korraga ka 3-4 ka ausalt öeldes terve selle lehe vist, kus on 10 tabletti, sest et ühel hetkel see 1-2 tabletti ei teinud minuga lihtsalt enam mitte midagi. Kuniks siis ühel hetkel teismelise eas ja sealt natukene edasi hakkasin ma rohkem vaatama alternatiivmeetodit. Just. et on ka neid variante, kuidas allergiatega toime tulla ja suured kogused C-vitamiini, minu jaoks täiesti igapäevane asi. Mis see tähendab suur kogus? Jaa, see on siis 2000, ma ütleks isegi kuni 4000 milligrammi päevas, päeva peale siis ära jaotatuna ja tegelikult ka see ei võta ju neid kapslitena? Ei võta ja Puhtas Plussil on täiesti suurepärane toode olemas, mis on siis pulbri kujul, ehk siis 1 kuup on juba 1000 milligrammi ja lihtsalt teen endale 1 klaasitäie vett, kuhu segan siis pulbrit sisse. Ja ma olen võtnud seda, see on selles mõttes hästi tore, et see ei ole hapu. Just, ja ta on kõhusõbralik ka. Ja. Et sellest on see väga-väga hea. Allergikutele või allergikuna eriti fänn on seda toodet. Nii et suured kogused C-vitamiini, sest C-vitamiin ongi looduslik antihistamiin. Et kui muidu on meil olemas ka antihistamiinid, need, millest ma rääkisin, sürtek ja klaritiin ja ilmselt ka paljud muud,
allergiatabletid, siis alati eelistagem looduslikku varianti. Nii et C-vitamiin, kindlasti probiootikumid, sest et allergiatega saab see soolestik meil ka ikkagi korralikult kannatada, et ka ütleme allergikuna, kui ma olen eelnevalt aastaid neelanud igasuguseid tablette, siis minu soolestik lihtsalt on juba saanud mõnusa põntsu sellest, et siis probiootikumid on kindlasti minu suured abilised. Aga on sul mingi lemmik ka, nagu probiootikume on ju nii palju erinevaid, Mhm. et on vedelaid ja on kapslites ja siis on veel selliseid hästi segadusse ajavaid nõuandeid, et kuidas neid siis nagu võtma peab Mhm. ja kas siis ainult fermenteeritud toitudest ei piisa, et Jaa, mu isiklik lemmik on Tisso probiootikum, sest et see on mõnusalt tugev, tal on 31 tüve ja seal on olemas ka allergikute variant, et kui sa oled allergiline mingite teatud taimede vastu, siis siis eelista seda allergikute varianti, aga jaa, see on vedelal kujul ja see meeldib mulle tõesti kõige rohkem ja tegelikult on ka Ecoshil olemas siis probiootikumid, et neil tuli nüüd just ka uus sari välja ja samamoodi vägagi toimivad. aga võtad sa enne toidu ajal? Vot mina võtan, mul on ikkagi aastaid olnud harjumus võtta seda õhtul enne magama jäämist, et siis terve õhtu saab see probiootikum kenasti toimetada, et siis ma ei anna talle päeva jooksul, kui ma muidu päeva jooksul annan suhkruid, soolasid, et siis terve öö on tal selline mõnus keskkond, kus toimetada. Ja kindlasti ma tahan veel mainida ka kvertsetiini, mis on minu täielik sihuke lemmik samamoodi, et ma söön seda iseenesest ka aastaringselt, aga kevade hakul, ütleme kuskil veebruaris allergikud võiksid kindlasti kvertsetiini sööma hakata ja tegelikult kvertsetiini leidub siis palju ka marjades ja rohelistes köögiviljades, et see on põletikuvastane, ta mõjub hingamisteedele hästi, on super antioksüdant ja ka Ecoshi Allerstop, selline toode, seal sees on ka siis C-vitamiin ja kvertsetiin, mis on minu suured abilised ja aluseline toitumine. Aga kas sa oled pidanud ka oma elustiili näiteks või keskkonda oluliselt kohandama, et ma tean, et minu pojal on näiteks selline õhupuhastaja toas, mis sa nagu, kas sa oled sellist proovinud või kuidas sina nagu reageerid seda osa? Kuna ma olen suur allergika erinevatele tolmudele, et majatolmud ja õietolm on ju, et siis kodus on hästi oluline, minu jaoks on hästi oluline puhas kodu. Et ma olen ise natukene friik ka, aga ilmselt see on tingitud ikkagi sellest, et tõesti ma tunnen ära kodu, kus on tolmu rohkem, mul on seal keeruline hingata, samamoodi ma hakkan vilisema, et siis igasugused õhupuhastajad, õhuniisutajad on minu jaoks suured abilised ja lihtsalt täiesti reaalne igapäevane koristamine ja tolmu võtmine on saanud minu jaoks täitsa tavaliseks asjaks. Ja näiteks olen ma ka suur kaltsukahunt, et mulle väga meeldib taaskasutus, uuskasutus, kaltsukate shoppamine, aga see on minu jaoks muutunud keeruliseks, sest et kaltsukates on ka nende riiete küljes väga palju tolmu, et siis võib mind kaltsukas leida niimoodi, et ma aevastan 20 korda järjest ja nuuskan paki taskurette tühjaks, et päris keeruline. Ja ma ei tea, kuidas sul, aga näiteks mina olen kodus lapse, siis kui ta oli väike ja ma sain teada, et tal on nagu allergiad, et siis ma vahetasin välja kõik kodukeemia põhimõtteliselt, et see oleks selline lõhnavaba, võimalikult naturaalne, kodu umbes puhastan ainult sooda ja äädikaga ja väga hästi saab hakkama. Et sellised asjad ka nagu lisaks.
eks? Just, kindlasti, et ja samamoodi mingi aeg ei kandnud ma üldse näiteks ka parfüümi ega ka eeterlikku õli, mitte midagi, et tänaseks päevaks ma küll vahepeal naisena ikka tahan parfüümi peale panna või eeterlikku õlit, siis ma ikkagi seda teen, aga mõistlikkuse piires. Nii et ja ka kõik kodukeemia on tõesti põhimõtteliselt kõige vaba, et võid endale pead sisse süüa ja peale määrida seda. Jaa. Aga me oleme siiani nagu rääkinud kõigest sellisest nagu, kuidas öelda, füüsilisest poolest. Aga ma ei tea, kuidas sina suhtud või mis sa arvad sellest, et igal haigusel on ka oma selline vaimne põhjus. Jaa, praegu olen täielikult selles etapis oma elus, kus ma päriselt saangi aru sellest, et iga haiguse taga või mingisuguse juhtumi taga, mis meie kehaga siis juhtub, on mingisugune sügavam juurpõhjus. Ja samamoodi arvan ma ka, et minu allergia taga allergiate taga on sügavam põhjus ja täitsa vabalt võin ka seda jagada, et kui minu ema oli siis mind rase, kaotas tema samal ajal siis enda ema. Ja olles oma emaga sellest rääkinud, siis ta ütles, et oma siis raseduse ajal ta nuttis meeletult palju, ta tundis tõesti suurt hirmu, et kuidas ta elus hakkama saab, kuidas ta saab hakkama ilma oma tugipunktita, on ju, oma emata. Et peamine emotsioon, mis teda valdas või tunne, mis teda valdas, oli tugev hirm. Ja see on väga huvitav, et minu perekonnas või suguvõsas ei ole mitte kellelgi mitte ühtegi allergiat ja siis olen see mina, kellel on neid mitmeid, et ja kusjuures ma ka tunnen seda, et see on väga huvitav tunne, et mingite asjadega sa saad aru, et see on sinu oma või et see on sinu emotsioon, see kuulub sulle, aga allergiatega on mul tõesti selline tunne, et need ei ole minu omad. Et need ei kuulu mulle, et ma kannan mingit kellegi teise asja endaga kaasas või enda kehas, see on tõeliselt veider tunne, aga jaa, nii et ma olen vägagi seda meelt või arvamust, et iga haiguse taga on mingisugune sügavam põhjus. Nii et ja ma tunnen, et minu allergia taga on vot täpselt see juhtum. Jah, ma olen ise ka märganud, et inimesed, kellel on allergiad, tegelikult ma olen ise ka natuke tundlik, mitte nii hullusti kui sina, aga ka, et ja kui ma mõtlen oma poja peale, et siis nad on nagu natuurilt juba ülitundlikud. Et see on natuke nagu selline nagu kehareaktsioon või kaitse nagu ka nende välisärritajate suhtes, et Just. Ma olen saanud liiga palju. Nii. Jah. Ja nüüd ma lehvitan seda punast lippu. Ja et see on huvitav. Ja väga nõus, nii et see metatasandil kaevamine on ka vajalik, et õppida tundma seda allergiat või selle allergia olemasolu või seda, kust see tuleb ja see on ka võib-olla see miski, mis lõpuks annab selle mingisuguse lõdvestumise, et selle allergiaga elada või aktsepteerida seda, et jah, ma olengi selline ja mul on palju lihtsam elada siis, kui ma aktsepteerin seda, mitte ei punni ega võitle vastu nendele. Ja see on hästi tore, kuidas sa nagu räägid sellest, sest ma ise nagu usun ka, et kui sa teed ennast mingi olukorra ohvriks, et siis see võtab sinult nagu väe ja jõu ära täiesti. Ja tegelikult nagu iga olukord, mis meile on antud teatud mõttes ikkagi on meie õpetaja. Just. Et ei ole nagu halba ilma heata. Ja Aga
On sul veel mingeid selliseid hästi praktilisi nippe siis inimestele, kes allergiatega võitlevad, et mis need põhiasjad on, ütleme, et kui sa peaksid välja tooma sellise Jah. essentsi just. Number 1 asi on hoida oma stressitase võimalikult madalana ja mitte lasta sellel kortisoolil kehas võimust võtta, sest ma tõesti näen ja tunnen seda, et kui ma olen stressis, olen ma palju tundlikum allergeenidele, et kui ma muidu näiteks saan süüa täitsa vabalt pool purki maapähklivõid, mis pole kindlasti tervislik, aga tuleb ka neid hetki ette ja saan täitsa vabalt seda teha. Aga kui on näiteks periood, kus ma olen stressis, ma olen vähe maganud, vähe liikunud, siis võib mul olla kas või sihuke pool teelusikatäit maapähklivõid ja ma tunnen, kuidas mu kõri hakkab kinni paistetama. Nii et kindlasti stressitase hoida kontrolli all, oma kodu või see keskkond hoida siis puhtana, kasutada õhuniisuteid, koristada. Mind on aidanud ka näiteks turvaliste lausete ütlemine või siis sisendamine, näiteks enne kui ma lähen kellegi koju, kus on kass, võtan ma endale 5 minutit siis kas trammis või autos, kus ma sisendan endale, et maailm on turvaline paik ja ütlengi seda lauset endale nii mitu korda ja see on väga hästi mind aidanud, et ei pea haarama selle Sürteki tableti järgi, et ja taotlus. jah, täiega, et jälgida oma mõtteid ja mõttemustreid. Siis juurpõhjusega tegelemine, et lapsena tõesti on ju, käid allergoloogi juures ära ja öeldakse, sul on kassiallergia ja see allergia, ei oskagi midagi teha, on ju. Aga nüüd, kus ma olen vanem, teadlikum, mul on niivõrd palju informatsiooni võimalik endale selgeks teha või käia erinevate terapeutide juures, et siis ma väga soovitan hakata mõtlema ka siis tõesti selle juurpõhjuse peale ja loomulikult õige dieet, toitumine ja abistavad siis toidulisandid. Nii et ma arvan, et see ongi see. Jaa, tööemotsioonidega, eks ju, et lasta lahti mingi vana jama või selline, mis jah, vägagi. Et ma olen poja pealt märganud ka, et kui ta on hästi kiire periood, eks ju, seesama stress ja tal ei ole nagu olnud eriti aega, ütleme, korralikult toituda ja nii edasi, siis keha nagu üldimmuunsus läheb alla, tuleb mingi infektsioon, mingi haigus ja ütleme, see tavaline siis mingi gripilaadne infektsioon aktiveerib nagu kohe siis ka kõik need allergiad või need tundlikkused. Jaa. Et on ikkagi oluline vaata selline kogu terve keha eest, selline üldine hoolitsus ja hoolimine. Ja täielikult, et see jah, ma ütlengi, et see ei ole lihtsalt see, et okei, et sul on allergia, et siis kannad kuskil rahakoti vahel seda allergiarohtu kaasas, on ju, et ma ütlengi, et see on siuke igapäevatöö oma keha ja vaimuga, et liikumine, uni, õige toit, toidulisandid, emotsioonidega tegelemine, kogu see kompott on väga oluline. Aitäh sulle, Liina. Ütle mulle, kui keegi nüüd kuulas ja kedagi sinu lugu inspireeris või ta tunneb soovi nagu jagada või küsida midagi sinult, et kas selline võimalus on ka olemas? Kas oled avatud nagu? Jaa, olen avatud jutustama, olen avatud aitama kedagi tema teekonnal allergiatega ja mulle võib täitsa vabalt kirjutada näiteks Instagramis, kus ma jagan ka tegelikult
igasugu terviseteemadel, päriselu teemadel, et kutsun ennast selles osas päris inimeseks, et jagan nii head kui Aga ka neid kuidas nad raskemaid hetki. Instagramist leiavad? Ja @vibratsioonid, nii et selline huvitav nimi ja mind võib leida ka siis Järve keskuse bioteekast, kus ma olen ka bioteeker, nii et võib tulla ka täitsa sinna minuga vestlema. Nii tore. Aga nüüd mul on sellised 3 löökküsimust ka, mida me tegelikult küsime kõigilt oma külalistelt. Kas sul on mõni raamat, tsitaat, laul, luuletus või mis iganes muud, mille sõnumit sa endaga alati kaasas kannad ja oluliseks pead? Jaa, viimasel ajal ma kasutan lauset, et on nagu on, mis tähendab seda, et see hetkes olemine, et ehk siis minu jaoks on hästi oluline see, et ongi see, meil on ainult see hetk siin ja praegu, et praktiseerida sellist hetkes elamist ja olemist, nii et ma ütlekski selle lause, et meil on ainult see hetk siin ja praegu. Nii hea. Kui peaksid valima 3 kõige olulisemat asja heaolu ja tervise heaks, siis mis need oleks? Väga basic, väga lihtne. Uni, tervislik toit ja liikumine. Mitte midagi fancy't ja mitte midagi sellist, mille jaoks peaks olema palju raha. Nii et väga lihtsad asjad, aga äärmiselt olulised. Ja kirjutan alla. Jaga meiega oma viimase aja suurimat elamust, avastust, ahhaa-momenti. Kas sul on midagi sellist? Mul on sihuke naljakas elamus, aga ma olen hakanud armastama hapukapsast. Mina ka. Niimoodi, et ma tõesti söön seda absoluutselt iga päev. Ma söön seda iga hommik eelroaks. Nii et ma arvan, see on kuskil kuu aega olnud mu igapäevatoit ja see on ju tegelikult täiesti imeline. See on imeline probiootikum, see on imeline meie nahale, see on mega meie seedimisele, kuigi allergikuna tegelikult väga ei soovitata, kuna see on histamiinirohke, aga ma arvan, et kõigi kehad on erinevad, organismid on erinevad ja hästi soovitan kuulata oma keha, et kui su keha ikkagi nõuab mingit toitu või sa tunned, et sul on tõesti selle järgi isu, nagu mul praegu hapukapsas, siis hapukapsas alla ja peale. Nii et see on minu avastus. Jaa, peab ise tunnetama, mis Jaa, vägagi. Ja ütlen selle ka ära, et see, mis mina siin täna räägin, on minu tõde ja minu kogemus, et kui sind see üldse ei kõneta ja sa mõtled, et see on ju täiesti uhhuu, siis see on ka okei. Kõigil oma kogemused ja lood. Absoluutselt. Aga aitäh, Liina, tõesti, et jagasid meiega nii siiralt oma kogemust ja teekonda ja loodan, et paljud said siit väärtuslikke nippe, et mina igatahes küll sain. Ja suur tänu ka sulle, hea kuulaja, et veetsid selle pool tunnikest koos meiega ja kui tänane saade pakkus sulle mõtteid, siis jaga seda sõbraga, kellele see võiks samuti kasulik olla. Jälgi meid ka Facebookis ja Instagramis @bioteeka.ee, et püsida kursis siis uute ja põnevate teemadega. Samuti kutsume sind liituma Bioteeka uudiskirjaga, kust leiad infot kampaaniate ja pakkumiste kohta. Ja registreeruda saad meie kodulehel bioteeka.ee klõpsates üleval liitu uudiskirjaga. Hoia oma keha, hinge
ja valgust. Nii kohtume juba järgmises saates. Imelist kevadet! Juhuu!